Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi-Tetton ja tulen teile eetrisse täna imelisest San Diegost ja meil on jällegi päikeseline päev, soe ja sinine taevas. Päevad on siin imelised. Ja enne kui sukeldume minu siis järgmisesse nii-öelda katsumusse, tahaksin mõne sõnaga öelda, kes ma selline olen. Et kui sa pole kunagi minust varem kuulnud, siis lühidalt võiks öelda nii, et ma tõesti usun, et kõikidel inimestel on peidus iseendas väikesed aardelaekad. Ja kõik need aastad, praeguseks siis juba 20 aastat olen tegelenud inimestega, et aidata neil avada need laekad. Ja üks võtmeteema nende laegastega on, nendes laegastes on peidus meie talendid ja kui me nüüd õpime, kuidas ja kas need talendid töösse panna, siis see hakkab aitama meil nii-öelda manifesteerida neid imelisi, suuri, uusi sisemisi muinasjutte ja sealt luua siis meie unistuste elu meie tingimustel. Ja see on lühidalt kokkuvõttes Tammsaareliku pika lausega, miks ma tunnen, et minu olemasolu siin sellel planeedil on ka väga vajalik. Mul on väga-väga hea meel ütelda tere kõigile, kes on praegu olemas siin laivils juba personaalselt. Ma näen Anneli Ernits, Andrea Sõstar, väga tore, aloha. Imelist uut 2020 aastat teile kõigile ja ma loodan, et see toob ja aitab teil avada väga paljud aarded iseenda sees. Ja mina olen siin nii-öelda nüüd teinud viimastel päevadel suuri kokkuvõtteid oma eelmisest aastast ja ka tegelikult aastakümnest ja saanud väga palju nii-öelda siis võtmeosakesi selgemaks, kas ja mida tuleks muuta ja kuidas tuleks muuta. Ja üks nendest asjadest ongi siis kohe, mis ma siin töösse panen ja teil on kõigil võimalus olla siis osa sellest seiklusest. Nii et kui sa oled täna liinil, ütle mulle aloha ja võib-olla kui sul on ka mõni hea soov uueks aastaks, ei pea just mulle olema, aga võib-olla siis kõigile. Vaatan, et teil on Jaanus Lehiste, Anne Ernits, Sille Arde, väga tore, aloha. Ja see mõte just on küpsenud juba pikka aega, aga nüüd on aeg tõesti nii nagu Einstein siis ütleb, kui tahad midagi muuta, et siis muuda seda, kuidas sa midagi teed. Ja sageli ongi, et me teeme mingeid asju korduvalt samamoodi ja siis mõtleme, et miks midagi ei muutu. Ja minu mõtteks on nüüd 31 järgnevat päeva. Igapäevaselt teha väike sihuke suts Facebook Live, anda väikene nii-öelda siis mõtteinspiratsioon, mingi harjutus, sellega seoses mõnikord ka võib-olla üllatused või mingid katsumused, asjad ja siis saame aktiveerida päris palju asju nii-öelda siis uuel moel. Ja üks asi siis tõesti ka, et kui sa tahad oma elu tõesti sellel aastal ja aastakümnel muuta, siis kas või muutes üks väike asi päevas, see ei pea olema mingi tohutu suur muudatus, siis tegelikult see hakkab muutma tervet sinu elu. Ja me teame seda kõik, aga nüüd mõttest tegudeni on jällegi nii-öelda siis pikk maa. Ja kui nüüd võtta nii-öelda see vana Kristal, siis vana Kristal oleks seda ette valmistanud 6 kuud, teinud selle kõik perfektseks ja kõik asjad, nii-öelda ühendused kokku, liigesed asjad kõik kokku pannud. Kuid ma tean, et sellega kaotaksin nii mina kui ka teie seal teisel pool ekraani, nii et ei ole siin aega enam midagi muneda, jalad tagumiku alt välja ja tegudele. Nüüd 2020 aasta uue aja numeroloogia kohaselt on siis hästi selline nii-öelda siis loomise, koosloome energiaga aasta. Et kui me paneme 2 ja 2 kokku, siis sellest tuleb 4 ja tegelikult on see ka äri energia. Ehk kui sa soovid sellel aastakümne siis algaval aastal midagi suurt ja imelist luua, siis esimene asi, mis sa peaksid kindlasti tegema, on iseenda sisse vaadata, kus on nii-öelda siis need takistused, mis ei lase 100% siis toimetada. Ja need väikesed Facebook Live'id saavadki olema siis süstideks, kas ja kuidas sa saaksid siis rohkem hakata manifesteerima oma neid sisemisi aardeid, miks neid hoida iseendale, kui terve maailm ja inimesed saaksid sellest nii-öelda siis suurt abi.
Ja nüüd tänaseks teemaks ma valisin hästi lihtsa teema, mis just viimastel nädalatel on hästi nagu kuidagi esile tulnud. Ja selleks on, et kui inimesed küsivad näiteks ka minult, et Kristal, ütle mulle, et sa oled nii-öelda siis, kutsun ennast ka külluse antropoloogiks, sa oled küllusega nii kaua tegelenud, et mis sinu arust on külluse võti number 1? Ja aastaid mul võib-olla see vastus oli nagu teistsugune, kuid praegu selleks vastuseks võin öelda, et külluse võti number 1 on suhted. Ja võib ka mõelda, et nojah, see pole mingi uudis, et noh, so what, on ju. Aga nüüd, kui hakkate sügavamal tasandil vaatama, et kui te vaatate, näiteks võtke keegi, kes on nii-öelda siis kõrgele kaugele jõudnud. See inimene ei ole sinna jõudnud tavaliselt ikkagi täiesti üksinda. Tal on olnud vaja suhteid inimestega, kes on teda toetanud, kes on aidanud tal üles ehitada neid ühendusi teiste nii-öelda siis organisatsioonide või inimestega, kes on aidanud tal kasvada ja oma nii-öelda siis aarete laegast manifesteerida. Ja nüüd loomulikult kõige esimene alus sellele on siis suhe iseendaga, mis ka enamus inimestel on nii-öelda sageli paigast ära. Et eile õhtul me just vaatasime filmi Eat, Pray, Love, kui sa ei ole seda veel näinud, et soovitan väga. Ja seal just oli keskseks teemaks see, kuidas filmi peategelane siis Julia Roberts, tal oli raskusi leida nii-öelda siis enda nii-öelda seda sisemist tasakaalupunkti. Ta käis lihtsalt ühest nii-öelda siis suhtest teise ja ta polnud isegi nii-öelda seda vahe nii-öelda aega, kus ennast nii-öelda uuesti paika saada. Ja see on kahjuks nii-öelda tänapäeva nii-öelda reaalsus ja kätt südamele pannes, see oli ka minu reaalsus väga palju aastaid. Ja mäletan 5 aastat tagasi ma tegin siis ühe eksperimendi too aasta, et kirjutasin iga nädal blogi hästi põhjalikult ja need blogid on ka kõik veel üleval, saate lugeda, kui soovi on. Ja väga sageli oli minu blogi keskseks teemaks suhted ja siis, kui suhte teema nii-öelda siis, mul oli palju raskeid olukordi ja sageli need suhted purunesid, siis Eesti üks tol hetkel nagu siis arvestatamaid nii-öelda suhteeksperte andis mulle üldse siis tagasisidet, et Kristal, kes sa üldse selline oled, et sellel teemal üldse võtad sõna. Sul ei ole ju edukat suhet, tol hetkel siis veel ei olnud. Ja tegelikult on see täiesti vale nii-öelda kriteerium, sest oluline ei ole see, et kellega sa oled suhtes nagu siis, et nii-öelda öelda, et vot nüüd ma olen tasakaalus või ei ole. Et kõige olulisem on see, kuidas sa ise tunned iseenda sees ja kus sa näed nii-öelda, on see sinu tasakaalupunkt ja mõnikord selleks, et leida seda tasakaalupunkti, ongi meil vaja võtta täiesti nii-öelda, mida mina kutsun suhtepuhkuseks, et aru saada, kes ma olen, kus on see minu platvorm, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi, sest sageli ongi nii, inimesed lihtsalt hüppavad suhtesse, mingisuguseid eelkokkuleppeid, selgust ei ole ja siis on mingi eelduste mäng, et ma eeldan, et sa eeldad, et ma arvan, et sa arvad nii-öelda ja sellest ei tule kunagi tegelikult väga head nahka, sest kumbki ei ole tegelikult täielikult teadlikult oma platvormil paigas. Keegi ei ole selgelt läbi mõeldud, mida ma siis tahan, kes ma olen, mis on minu nii-öelda siis need miksid asjad ja kui kõik need asjad selgeks saab, siis ongi selge pilt, okei, nüüd ka selles suhtes siis, kas ja kuidas asjad on, et kas on sellel potentsiaal edasi minna või ei ole. Ja nüüd, kui te saate selle suhte iseendaga nagu hästi paika ja selgeks ja puhtaks nii-öelda, siis sealt edasi on maailm teie, sest põhimõtteliselt te õpite, kuidas ja kas suhestuda inimestega ja selleks on nii palju erinevaid võimalusi. Aitäh kõigile lahete tagasisidemes. Kui sa nõustud sellega, et suhted võivad olla üheks võtme nii-öelda siis teemaks küllusel, et siis kindlasti pane kommentaar või väike nii-öelda thumbs up. Ja nüüd sellega seoses siis aastaid tagasi hakkasin ma ise tööle oma sisemise perekonnaga. Te olete kindlasti kuulnud, lugenud, väga paljud erinevad psühholoogid, psühhoterapeudid on rääkinud erinevatest siis arhetüüpidest ja neid on aastate jooksul väga palju erinevaid nii-öelda siis välja pakutud. Ja mina alustasin siis hästi põhjalikult just siin võib-olla 10 aastat tagasi siis sisemise lapse, sisemise mehe, sisemise naise
tööga ja tõesti, ma ei oleks täna see, kes ma olen, täiesti tasakaalus, paigas oma selles ja point ongi see, et kui sa saad selle tasakaalupunkti kätte ja sa lähed uude suhtesse, siis sa tead kohe, kui sa lähed paigast ära, sul on kohe nii-öelda siis midagi, millega võrrelda, sa saad aru, et sa oled paigast ära. Sest kui sa nüüd oled kogu aeg niimoodi, et sa oled nii-öelda, sa ei teagi, mis see nii-öelda see sinu tasakaalupunkt on, siis sa ei teagi, mis on nagu siis vale ja mis on õige. Ja nüüd Eestis on üks teema, mis on hästi sajandeid ühest perest teise põlvkondade kaupa nii-öelda läbi käinud, on alkohol. Ja kõik alkoholiga seoses olnud siis pereteemad või suhteteemad, isegi kui sina alkoholi ei tarvita, kui keegi sinu lähedastest on tarvitanud, siis on sageli see, et me võtame need mustrid nii-öelda üle ja seetõttu hakkab see juhtima meie elu. Ma just hiljuti panin tähele, kuidas ma hakkasin tegema jälle mingi vana mustri kaudu, aga nüüd ongi, kuna mul on samamoodi see kogemus olemas, et kus on see minu nii-öelda siis see tasakaalupunkt, kui ma sealt välja lähen, energia annab kohe teada, okei, Kristal, sa oled natuke teest läinud, nagu sisemine GPS on, et see läheb nii tugevaks. Samamoodi, nagu ma siin rääkisin Facebook Live'is sellest, et kui sa suhkrut liiga palju sööd, et siis samamoodi, kui sa ei ole kuid nagu nii-öelda suhkruga liialdanud ja siis teed 2-3 päeva nii-öelda liialdad, sa tunned kohe vahet kehaliselt ja samamoodi on nüüd siis suhteteemaga. Ja mis ma siis avastasin toimetades oma siis sisemise lapse, sisemise naise, sisemise mehega, oli just see, et sisemine laps oli täielik võtmetegelane selles kogu dünaamikas, sest tema oli hästi palju haiget saanud väiksena, siis kõik need haavad olid sageli ikkagi veel aktiivsed ja ükskõik siis millega inimene on tegelenud, sageli võib-olla ikkagi ei ole seda nagu sügavamal tasandil nagu leitud seda lahendust, et kuidas siis toimetada ja mis nii-öelda palsamid sinna peale panna. Ja ma katsetasin endaga põhimõtteliselt 3-4 aastat täiesti niimoodi intensiivselt kõikides suhetes ja nii edasi. Ja mul oli isegi protsess, kus ma olin 2-3 kuud elasin Londonis, kus ma käisin kohtamas 100 mehega ja nendest ainult 2 mehega läks nagu siis asi sügavamale. Mõtlesin, et see oli minu enda siis eksperiment nagu antropoloogia, et kes ma siis olen, mida ma tahan, kes need inimesed on ja nii edasi. Ja see oli väga lahe eksperiment, sest see andis mulle selguse, mis on siis tõesti see, mis Kristal Raal nii-öelda siis suhtetasandil on vaja, kes talle sobiks ja mida ma siis tegelikult tõeliselt nagu suhtelt tahan. Ja nüüd te olete näinud seda lugu 5 aastat tagasi, siis kuidas ma jõuluvanalt siis tellisin omale mehe. Ja 2 aastat hiljem siis mees juhendati mulle ukse taha, et see on reaalselt juhtunud lugu, et see ei ole mingi väljamõeldis. Ja tänaseks päevaks oleme siis olnud abielus mitmeid aastaid ja tõesti see vahe, et minu elus on mees, minu elus on kuningas, kellega ma saan ka koos luua. Ja nüüd siis võiks tõesti võib-olla sellele suhteeksperdile tagasi nii-öelda siis peegeldada, et näed, et kõik need nii-öelda katsed, nii nagu elektripirni nii-öelda avastamiseks oli vaja palju katseid, need viisid kuhugi, need jõudsid selle nii-öelda siis tulemuseni. Ja see tasakaalupunkti leidmine oli väga oluline selle esimese aasta jooksul, kui me Maikeliga kokku saime, sest me võtsime täiesti terve aasta. Tema tuli just suhtest välja, minul olid hästi keerulised emotsionaalsed teemad. Võtsime terve aasta, et selgitada välja kõigepealt, okei, kes on Kristal Raa, kes on Maikel ja siis panime need asjad kokku ja sealt edasi siis koos toimetada. Ja nüüd kingituseks täna, mis ma teile annan, on siis ma panen siia alla väikese siis video, kus sa saad siis harjutada meditatsioon, kuidas sa saad kohtuda oma sisemise perega. Ja kui sa teed selle läbi, siis sealt võib tulla juba päris mitmeid inspiratsioonihetki või sõnumeid, mis sellega seoses sinu sisemine perekond siis tahab öelda. Ja sageli ongi nii, et meie sisemine perekond
nad on nagu tõesti meie tõeline perekond, kes on alati meie jaoks olemas, kes tahavad alati meid toetada, kuid enamus inimesi surevad täiesti nii, et nad ei teagi, et nad on olemas ja saaksid toetada. Ja nüüd, kui me aktiveerime nendega suhtlemise uuesti, saame ühendust, kuulame neist, mis neil on öelda, räägime neile, mis meil on öelda, siis hakkab sealt looma täiesti kahesuunaline liiklus. Meil on nii-öelda, minu jaoks oli esmakordselt see kogemus, et vau, mul on nüüd perekond, kelle jaoks ma olen tõeliselt tähtis ja ma võin teha mis iganes hulluseid ja ma olen nende jaoks ikkagi number 1 nii-öelda. Ja nad ikka armastavad mind, nad ikka hoolivad mind ja sellist tingimusteta perekonda on väga sageli nii-öelda päris reaalsuses isegi võib-olla raske leida või luua, kuid sisemaailmas sa saad selle alati nii-öelda sellisel kujul nii-öelda kätte. Nii et ülesandeks siis täna oleks kuulata seda meditatsiooni. Kindlasti, kui sa oled seda teinud, panna siia alla siis ka võib-olla kommentaare, mis see sinu jaoks nii-öelda siis lõi või mis kogemuse see andis ja võib-olla ka panna siis tähele, kuna sisemine laps on siis nii-öelda see võtmeisik seal, kuidas, mis olukorras see sisemine laps on, kas ta on sageli, nad ei tulegi esimese korra ajal välja, sest ta on lihtsalt nii haavunud ja nii pettunud, mis iganes siis need kogemused on olnud. Ja siis on sisemine naine, sisemine mees ja siis kõik kokku nii-öelda. Ja sellega seoses ka, kui sa selle läbi teed, sa saad juba väikse kogemuse. Ja see võib hakata aktiveerida sinu sisemist perekonda ja nad on kõik nagu nii-öelda siis kohe valmis sinuga suhtlema. Ja nüüd, kui sa ei tea, kuidas seda nii-öelda siis täpsemalt korraldada, siis selle jaoks ongi mul kokku pandud sisemise pere coaching programm ja uus programm algab nüüd uute inimestega siis veebruaris, kuhu ma võtan ainult 20 inimest nii-öelda pardale. Ja see on väga põnev programm, kus sul on võimalus siis minnagi sügavuti esimesel kuu sisemine laps, teine kuu sisemine naine, kolmas kuu sisemine mees ja seejärel kõik nii-öelda kokku võtta. Ja alustasin sellega samamoodi, tegin väikse pilootprojekti, katsetasin mõnede inimestega ja sealt hakkasid juba tulemused tulema, vau, väga lahe. Ja siis tegime suurema grupi ja need kogemused ja tulemused, mis inimestel on tõesti tõeliselt võrratud. Kes on uue töökoha saanud, kes on uue kuninga nii-öelda orbiidile tõmmanud, kes on nii-öelda vanast töökohast ära tulnud, kes on selgus saanud rohkem oma mustritest, kes on aktiveerinud oma sisemise pere rohkem, nii et ta tunneb tõesti seda, et ta on saanud kätte selle tasakaalupunkti. Et seal on nii palju huvitavaid muutuseid ja julgust ennast kehtestada ja nii edasi. Ja see on tõesti väga põnev, kuna see on tõesti selline uue aja nii-öelda siis coaching, kus me läheme iga inimesega tema sisemaailma, tema personaalse nii-öelda looni ja sealt hakkame siis puhastama ja neid kihte nii-öelda lahti võtma ja see on alati nii-öelda just sellele põhinev, mis on aktuaalne nagu sinu jaoks. Ja ma panen siia alla ka selle lingi, kus sa saad siukse esimese nii-öelda siis tutvustuse, seal on siis ka see on Facebooki siis sündmuse link, kus on nii-öelda siis need erinevad lingid, kus sa saad vaadata need erinevad tutvustavad videod, mis on siis põhimõtteliselt 3-4 tunniajast videot selle teema kohta. Saad neid ka sügavamalt läbi vaadata, kui see tõesti nagu võib olla sinu tee siis sinu selle sisemise tasakaalupunktini oma suhtes iseendaga siis esimeseks nii-öelda muutjaks teel siis sinu nii-öelda rohkema külluseni. Ja kui sa oled ka need läbi teinud ja siis tunned, et vau, see programm on täiesti minu jaoks, siis ma saad võtta minuga ühendust siis kas Facebook Messengeri kaudu või siis ka minu emaili teel kristalraalaksmi@gmail.com, kus siis sa saadad, et jah, Kristal, ma oleksin huvitatud sellest, selle programmi hind kuus on 150 € kuus ja siis seal Facebook sõnum või selle nii-öelda siis sündmuse all on kõik olemas, mis see täpsemalt siis kõik sisaldab, saab sealt lisa lugeda. Siis ma saadan sulle eraldi lingi salastatud passwordiga, kus sa saad sisse minna ja lugeda veel lisainformatsiooni ja nii-öelda materjale, mis on siis vajalikud läbi töödelda enne, kui sa hüppad pardale. Sest üks asi ka nüüd, tehes online kursuseid 10 aastat,
ma olen õppinud ära selle, et ei ole mõtet nii-öelda siis toimetada inimestega, kes on ainult nii-öelda siis just ka võib-olla, et siin on mingi kiire lahendus, hüppan kohe pardale, saab nii-öelda siis ennast korda. Et need asjad võtavad aega ja sellepärast ka, et see ongi 4 kuud iseendale investeerida, see aeg ja tähelepanu ja nii edasi. Ja see tõesti, see hakkab muutma, sest tõesti, kui sa seesmiselt hakkad nii-öelda neid asju tähele panema ja muutma, siis ta hakkab toimetama. Ja nüüd, kui sisemine perekond on paigas, siis sisemine perekond hakkab meid aitama välises maailmas ka näha, toimetada, kontakte saada, siis oma nii-öelda seda küllust tõsta. Sisemine naine lülitub sisse, ütleb, Krista, sa pead minema sinna, sa pead minema tegema seda. Sisemine mees on okei, nüüd ei ole aega enam muneda, nüüd hakkame tegutsema. Ja kõik hakkavad toimetama ja sisemine laps ütleb, okei, nüüd oleks vaja väikest, ma ei tea, tuulelohet minna lennutama, et natuke pead selgemaks saada. Ja igaüks tuleb oma siis nii-öelda selle impulsiga ja sul tekib täiesti teine elu, täiesti teine reaalsus. Ja pole üldse vahet, kas inimestele meeldib, kas keegi armastab sind või ei armasta. Kui nad on sinu ümber ja see on olemas ja nad armastavad sind, siis see on lisaboonus ja see on üsna tõenäoline, et see tuleb sinu maailma, sest sa lihtsalt ise oma selles nii-öelda energias ja oma platvormis ja tasakaalupunktis, sa muutud nii palju kordi nii-öelda siis, kuidas öelda, magneetilisemaks. Nii et see oli tänaseks kõik ja kui sul selle teemaga seoses nüüd tekkis küsimusi veel, siis võid panna siia kas koheselt, vaatan, kas mul need kommentaarid praegu jooksevad ja kui mitte, siis võid panna siia järgneva 24 tunni jooksul ja ma olen hästi tänulik kõigile, kes te olite minuga selle eelneva aasta jooksul ja kõigile, kes on siis selle tulevase aasta jooksul valmis toimetama, tundmatusega kohtuma. Ja nüüd järgnevate laivide ajad ma pean võtma nii-öelda jooksvalt, sest mul on palju eelnevaid kohustusi ja ajagraafik on sellega seoses juba nii-öelda paigas. Nii et selles mõttes ongi igal päeval, kui sa ärkad üles, siis on hea tulla siia kanalile, vaadata, siin on siis üleval, millal see järgmine laiv on. Ja saad siis vaadata, võib-olla seal on ka üks rida, siis mis on teema ja kindlasti pärast ka, kui võimalus on, panna like, kui sul on küsimusi, kommentaare jagada seda ka oma nii-öelda seinal, sedasi saame siis kõik seda head ja paremat paljundada ja siis sügavuti sukeldajatele tuleb siin veel teisi mõnusaid pakkumisi. Nii et suur aitäh kõigile, mul on tõeline au toimetada siin teiega ja kuulata ja koos nii-öelda siis luua seda uut võimsat nii-öelda siis aastat. Kõike paremat, aloha ja kohtumiseni juba homme. Mahalo!